me alustame teise paneeliga. Paneelid lähevad aina huvitavamaks. Selle paneeli pealkiri on Kas on kerge olla naine? Ja sellel teemal ma kutsun siis arutlema väga huvitava seltskonna. Esiteks Anneli Ohvril. Palun lavale. Tema on Teemäära globaalne turundusjuht, seega nii-öelda ettevõtjate esindaja. Ta on ühe poja ja väikse tütre ema, keda te olete siin täna ka näinud. Silmapaistev noor eestlanna, kilekottide keelustamise eest võitleja, aitab kilekottidest, hakkame kanepit kasvatama. Järgmisena ma kutsuksin lavale Grete Kõrvits. Kes on ajakirjanik ja kirjanik, raamatu Kartulirahvas ja burgerinimesed autor, aktiivne võrdsuse eest seisja. Kolmandana kutsuksin lavale Fidelia Signe Roots. Kes on kunstnik, feminist, töötab Tallinna vanglas vabatahtlikuna kunstiringi juhendajana. On üks Eesti tuntumaid feministe, kes eelmisel suvel marssis palja ülakehaga 161 kilomeetrit, soovides pöörata tähelepanu naiste ja meeste ebavõrdsusele. Mehed ju võivad palja ülakehaga käia, miks mitte ka naised? Järgmisena kutsun lavale Peep Petersoni. Kes on Ametiühingute Keskliidu juht. Palus edasi öelda, et tema on teine Eesti meesfeminist. On kõigi palgalõhe konverentside külaline, naiste küsimuste tuline toetaja ja muuhulgas ka soolise võrdõiguslikkuse nõukogu liige. Ja lõpuks selle paneeli juht Manona Paris, kes on laia profiiliga ajakirjanik, kolumnist ja ka kirjanik. Raamatu Minu Moskva autor. Hetkel harib Eesti naisi ajakirjades Anne ja Stiil, tervis. Aga palun, annan teile sõna ja huvitavaid diskussioone. Nii, tere! On väga tore teid näha siin, et peale lõunapausi on teie read isegi natukene tihenenud. Selle üle on alati väga hea meel, et meie jutt on natuke huvitavam kui see eelnev lõuna, mis oli äärmiselt maitsevaid täh. Aga alustame siis oma paneeliga ja alustame selle jutuga, et kas on kerge olla naine. Ja hakkame siis küsima vaikselt otsast alates, et alustame Peep sinust. Et kuidas sina tunned? Kas Eestis on naistel kerge elu või raske? Väga huvitav jah, et tavaliselt ma räägin sellest, et mis tunne on olla mees, aga täna on siis hea alustada sellest teisest vaatenurgast. Et see töö, ametiühingu töö on siis rohkem kui 10, isegi 20 aasta jooksul toonud neid olukordi küll ja küll, kus tuleb see sama küsimus ette, et mis on siis ikkagi nagu naise roll ja missugust palka ta peaks saama ja missugused on tema need spetsiifilised probleemid. Et ma mäletan, esimesed juhtumid olid sellised, mida me oleme koos jaganud Eiki Nestoriga omal ajal, et Eiki Nestor läks kollektiivlepingut sõlmima siis lennundustöötajatele ja sinna tuli siis sisse kirjutada sukkpükse on vaja vormiriietuse juurde. Et see oli tema jaoks esimene kord, kus tal tuli selline moment meelde. Minul oli huvitav juhtum oli see, kus trammijuhid, et usaldusisik oli ka mees ja mina olin seal laua taga mees, aga siis oli küsimus, et aga tualetti ei ole. Mehed ütlevad, aga me seal puu taga. Naised ütlevad, et meile see ei sobi. Ühesõnaga selliseid situatsioone on tulnud küll ja küll, kuni ka nende hetkedeni välja, kus näiteks tulevad Swedbanka juristid, naisjuristid tulevad, ütlevad, et näed, oli töö, läksin lapsepuhkusel, tulen tagasi, ei ole tööd.
ja küsivad, et kus on meie ametiühing, et me tahame ennast kaitsta, need on juristid, need on tõesti tippkvaliteet. Ja rääkimata oma naabrinaisest, kellel on näiteks olukord selline, et ta kasvatab 2 last, tema noorem laps käib sõimes, on tihti haige, teate, esimesel aastal, eks ju, alles tekib immuunsus, tema siis haigusraha makstakse miinimumpalga pealt 80%. Ja kujutage ette, kuidas on siis võimalik tulla toime sellises olukorras, kus sa tihti pead olema kodus üksinda 80% miinimumpalgast. Et see on minu arust üks esimesi asju, mis tuleks Eestis ära muuta selleks, et sellest tänasest vestlusest ka kasu oleks. Me ei saa sellega rohkem nõus olla, aga liigume nüüd jutujärga sinuni, Grete. Et kuidas sina tunnetad enda peal naiseks olemise talumatut kergust? Kas mind on kuula? On. See kergus, ma arvan, kerge ta ei ole, aga siin tuleb võib-olla väike võrdlusmoment sisse, et kõik naised ei ole ühesugused, et on, kui me võrdleme ennast võib-olla 3. maailma riikidega, siis ilmselgelt olukord on parem. Kui me võrdleme ennast Põhjamaadega, võib-olla ka Põhja-Ameerikaga, siis on jälle pilt natuke nukram. Ja ega siis Eesti sees ka, eks ole, kõik naised ei ole ühesugused, et kui rääkida näiteks ettevõtja seisukohalt, kellel võib-olla ei ole lapsi ja kellel on väga kõrgepalgaline töö, siis pole viga jällegi naine olla, aga kui sa küsid seda mõnelt üksikemalt, kes võib-olla töötab kontoris või poes, eks ole, siis on pilt natukene teistsugune. Jah, et ma tahaks peaaegu öelda, et naised pole õed, aga see on väga vale asi, mida öelda. Et kindlasti see selline omavaheline sidusus ja solidaarsus on väga tähtsad. Et me ei tohiks kunagi ära unustada neid, kellel võib-olla ei ole nii vedanud, kui nendel naistel, kes siin saalis on. Ja see, ma ei mõtle seda kuidagi patroniseerivalt. Aga jah, ärme kunagi unusta võrdlust. Ärme kunagi unusta seda, kui kaugele oleme me jõudnud, aga ärme unusta seda, kui pikk maa veel meil minna on. Ja ärme kunagi unusta tunda uhkust enda saavutuste üle, aga ärme unusta neid, kellele elu ei ole nii lahke olnud. Uhkus ja tugi oma sõsaratele on alati äärmiselt oluline, et kui meestel on vendlus, siis naistel ei ole õelust. Naistel on sõsarkonna künnarnuki tunne ja selle eest on iga naine oma elus äärmiselt tänulik. Aga küsime siis edasi, et Anneli, kui ma sinuga enne seda paneeli natukene vestlesin, siis sa ütlesid, et sinu meelest on naistel Eestis ikka üsna hea elu. Jaa, ma leian, et mina olen küll saanud jackpoti sellega, et ma olen just Eestis sündinud. Tänu oma tööle, tänu teine... Sa ei kujuta ette, kui hea meel mul on seda kuulata, jackpot Eestist, et tegelikult väga sageli niimoodi, tegelikult see kipubki niimoodi olema, et Eestis on tegelikult väga hea elada ja lapsi saada. Jaa, absoluutselt, ma olen sinuga 100% nõus. Ja miks ma nii arvan, et mul on üsna palju võrdlusmaterjali. Tänu sellele, et ma tegelen teeme ära globaalses liikumises, suhtlema hästi palju erinevate riikidega ja erinevate inimestega. Ja samuti ma kuulun noorteorganisatsiooni JCI, ehk siis Eesti ettevõtlike noortekoda, mille president ma olin ka 1 aasta ja ka tänu sellele siis esindasin Eestit ja esindasin Eestit terves maailmas. Ja seal, et Aasia riikidega selge see, et me teame, et on vahe sees. Aga seda vahet ma tundsin ka näiteks Ladina-Ameerika riikidega ja ka Euroopa riikidega, et naisi ja mehi koheldakse erinevalt. Et just professionaalses mõttes, et kui me istume koosolekul, et siis selleks, et oma sõna maksma panna, ma pidin rohkem vaeva nägema kui mehed. Ka siin samast klipist vist nähtud pilt, et kui koosolekul oli vaja kohvi, siis mehed vaatasid mulle otsa ja mina vaatasin samasuguse kivinäoga neile otsa, et jah, mulle ka, aga palun suhkruga. Ja sa ei läinud seda kohvi tegema ega ju? Ei, ma ei läinud seda kohvi tegema. Aga just ma olengi seda kogenud välismaal, aga mitte Eestis.
Eestis suhtuvad mehed naistesse minu meelest, vähemalt minu kogemuse põhjal küll täiesti võrdväärselt. Ja Eestis ma saan rahulikult haridust omandada, ma saan töötada, ma saan siin lapsi kasvatada, ma saan lapsi kasvatada siin suhteliselt puhtas keskkonnas, ma saan siin abielluda, kellega ma tahan, ma saan vajadusel ka partnerit ümber valida, kui esimene sattus siis mitte õige olema. Ja nii edasi, et Eesti on veel selle poolest täiesti unikaalne maa, kus on võimalik emal olla kodus lapsega 3 aastat nii, et tema ametikoht säilib ja sellest 1,5 aastat niimoodi, et säilib ka tema keskmine palk. No mina ei tea teist sellist riiki, kus oleksid samasugused reeglid. Euroopa riikides võib tuua, et seal on võib-olla paarist nädalast paari kuuni see, kus ema võib kodus olla ilma, et siis tema niimoodi, et tema siis ametikoht säiliks. Nii et selles mõttes on Eesti suurepärane. Seda on ainult hea jälle endale meelde tuletada, et meil on olemas algpõhi selleks heaks naiseks olemiseks, naisena ennast hästi tundmiseks just kõige nõrgemal perioodil. Aga jutujärg nihkub Fidelia sinuni, et sina, kes sa oled pealkirjastanud oma naiseks olemise kuidas nüüd öelda, katseprojekti väga kurjakuulutava nimega Äng. Kuidas sa tunnetad ennast naisena Eestis? Jah, ma leian, et naine olla ei ole kerge mitte kusagil maakeral tegelikult. Et võib-olla mingid sotsiaalsed korraldused teevad selle Eestis kergemaks mõnes mõttes kui näiteks Aafrikas. Aga ma tahaksin ka rääkida natuke sellest solidaarsusest, mida Grete juba mainis, et nimelt on mul täna kaelas Aafrika naiste tehtud kaelaehe ja selle saatis mulle üks perekonnasõber Rootsist, kes ütles, et üks kirik heategevuse korras oli siis ostnud mustanahaliselt naistelt selle käsitöö ehte, selleks, et toetada naiste tööhõivet. Siis sealkandis, kus naistel on veelgi raskem kui meil. Ja siis uurisin siis, kuidas on Ameerikas mustanahaliste naiste palgalõhega ja selgus, et seal saab siis mustanahaline naine praegu iga mehe $1 kohta kätte 64 senti. Meil on see 70 senti. Et vahe pole väga suur. Et natuke Eesti naistel on natuke parem elu siiski võiks öelda siis. Et jah, et see kaelaehe on siis solidaarsuse märk, et olla siis solidaarne kõigi maailma naistega, kellel on raske. Aga nüüd minnes selle palgalõhe teema juures siis oma kunstipraktika juurde, siis jah, tõsi see on, et oma kunstis ma olen palju tegelenud naiste probleemidega, feminismiga, keha teemaga. Minu jaoks seisneb naise raskus põhiliselt tema kehas. Kuulus feminist Simone de Beauvoir on ju ka öelnud, et naise keha on tema situatsioon. Et mul on see keha, see on minu situatsioon. Et mehe jaoks ei ole tema keha mitte mingisugune probleem. Ja juhtusin just lugema eile Õhtulehest 2001. aasta intervjuud Kati Murutariga, kes ütles väga huvitavalt, vastas sellele küsimusele, et miks on hea olla naine, vastas tema, et kuupuhastused puhastavad meid, rasedused õnnistavad, mehed armastavad, karjäär ja eneseteostus saab tehtud pealekauba. Ja täitsa naersin, sest minu jaoks just need ongi need probleemid. Et esiteks see keha, mis on nagu taak, et sa pead nagu peale maksma selle eest, et sa naine oled tegelikult. Et need kuupuhastused, see rasedus, see valu, siis ma jaotasin, tegin tabeli naiseks olemise raskused, tegin füüsiline valu, vaimne valu ja sinna alla kuulub, ma ei tea, 100 asja, millest ma võin vist hiljem rääkida, et ma ei hakka kõike praegu rääkima, et aga keegi ei saa öelda, et hea olla on kerge, et paratamatult annab ühiskond Eestile, kes on just viimase 20 aasta jooksul üle elanud väga murrangulisi aegu. Me tulime ühiskonnas, kus ei pidanud olema klassi ega sotsiaalseid ega selliseid
klassivahesid, sugude vahesid, me tulime järsku prauhti kaasaegsesse kapitalismi, kus kohas naise keha on muudetud ennekõike kaubaks ja praegu kummalise kombel näen ma tagasi tulemas mingisugust konservatismi, kus kohas naise keha on muutunud ainult pelgalt reproduktiivorganiks, et naise asi on päästa riigi tulevik läbi selle, et ta toodab siis tulevasi maksumaksjaid. Seda iroonilisem on loomulikult lugeda meie Riigikogu stenogramme, kus kohas on kirjas, niipea kui me hakkame rääkima lastetoetuse kasvust, et kus me siis selle raha ära võtame, kas tankidelt või? No ma ei tea, kumba meie riigile tegelikult rohkem vaja on, kas lapsi või tanke. Sest et tankid meil juba vist enam-vähem on, 2% on täidetud, sellega oleme me NATO-s suhteliselt heas kirjas. Aga rääkides sellest sünni ja laste survest, siis Peep, minu jaoks on alati hästi kummaline olnud see, et kogu selline reproduktiiv vastutus pannakse naistele. Et naised sünnitavad, kui ei sünnita, on nemad süüdi ja kõik, mis on lastega seotud, kõik peavad olema nagu meestega, naistega kanda, näed, mul on juba see Freudian slip, et ma tahaksin öelda, et ka meestele on naistega seotud, lastega seotud suurem vastutus. Et kas see siin mehena ei pane natukene nööritama, et kõik lastega seotud on alati naistega äras? Et meil on just tulemas nüüd üks uuring, mis räägib mehelikkusest ja räägib mehelikkusest, no uuribki tähendab, et mida siis Eestis peetakse mehelikuks ja mida ei peeta mehelikuks. Ja praegu just seal samas võrdõiguslikkuse nõukogus oli arutelul, et kas see tuleb ühest allikast või see tuleb teisest allikast ja Säästva Arengu komisjon on otsustanud seda teemat nagu käsitleda ja võt sealt siis selgub ja minu jaoks on see väga huvitav, on see, et kui me räägime sellest, et isa pension võiks olla näiteks 3 kuud, et tekitada seda arusaamist, et lapsi kasvatatakse koos ja lapsel on enamasti, kui üks ei ole just Afganistanis hukka saanud, siis on tõenäoliselt on isa ja ema kuskil olemas. Et tekitada seda ka ühiskonnas seda tunnet, et aga isal on ka, täpselt ongi see koht ja vastutus ja roll, et ühel konverentsil räägite sellest, et isal on hobi lapse hoidmine, et mind siiralt huvitab, et kas tõesti see nii on, et see uuring annaks meile mingisuguse selle tasakaalu, kus me näeme seda, et kui paljud isadest tegelikult löövad ju kaasa selles kasvatusprotsessis ja kui paljud see ei löö. Et nendest pisiasjadest hakkab see asi nagu kasvama, aga kuhu ma tahaks nagu sihtida on see, et need ühiskondlikke nagu suhtumist me kanname nagu ühiskonnas tervikus. Ja see tervik koosneb 2 poolest ja see jaguneb võib-olla ebavõrdselt, võib-olla mehed on nagu selles mõttes natuke konservatiivsem nendes asjades, aga võib-olla nad ei ole konservatiivsemad. Ühesõnaga, ka see uuring oleks nagu huvitav teada, et kes on tegelikult hetkel nagu, ma olen sattunud nendele koosolekutele, kus just nagu naistöötajad ütlevad, et mis mõttes mees ei too rohkem raha koju. Ja kõik see asi, et me peame suhtuma sellesse nii, et see on meie ühine mure, see on natuke meis kõigis kinni ja mida me siis kõik saame ise oma asjadega ära teha, nii et see raskuskese muutuks selliseks, et tõesti mehed tunneksid, et näiteks ka lahutuse olukorras oleks neil põhjust loota, et nad saavad oma last hoida. Neid küsimusi on palju, aga põhimõtteliselt ma olen nõus seda, et järjest rohkem Eestis on mehi, kes võtavad lapse kasvatamist täiesti isikliku asjana. Selle üle on ainult väga hea meel. Samal ajal on meil endiselt, kui me nüüd loeme massimeediat, siis järjest kurjemalt räägitakse sellest, et sünnitamine on peaasjalikult naiste asi ja kui naisel ei ole mitut last ette näidata, siis on tema roll ühiskonnas kuidagi puudulik. Grete, sina kirjutasid sellest just kuskil mõned nädalad tagasi suhteliselt rokkiva arvamusloo. Aitäh! Jah, kõigepealt ma ütlen ära 2 asja. Esiteks, mina olen täielik võrdõiguslane, see tähendab, mina leian, et meestel on ka samad õigused, mis naistel. Mulle ei meeldi, kui meestest räägitakse laste kontekstis nagu mingitest äppudest,
et noh, see on naiste asi, et ega nad ei saa niikuinii hakkama, nad niikuinii ei oska midagi peale hakata selle lapsega. See on minu meelest meestele ääretult solvav ja mulle kunagi ei meeldi seda kuulda. Teine asi, mis ma tahan öelda, et ma väga imetlen kõiki naisi, kellel on lapsed ja kes suudavad selle kõige juures ka oma muu elu ja pereelu tasakaalus hoida. Aga mina olen noor ilma lasteta naine ja mulle tundub, kui ma vaatan meie, kuidas siis öelda, parempoolset poliitikamaastikku, siis mina olen nende jaoks suur riigireetja, sest et mina pidevalt raiskan oma aega sellele, et mina juba ei sünnita ja ei ole nagu lähiajal kavas ka. Et õige Eesti naine, sellel on ikka vähemalt 2 last, no siis ta on nagu nullis omadega, eks. 3, siis oled juba plussis. See on suhtumine, mis mind alati ärritab, sest et mulle nagu ei see on huvitav, sest ühest küljest peaks nagu olema üsna, see konservatismi idee peaks olema, et riik ei sekku isiklikku ellu, aga samas see retoorika on väga selline, et no mis sa ootad veel? Sa oled meile 2 last võlgu. Jah, just, et jah, ma olen võlgu, hakka juba peale. Et see on, ma ei taha öelda, et see nüüd oleks lausa räige, sest et ma tean, näiteks Ameerikas on see selline retoorika nagu veel tugevam ja süvenenum, sest seal on see selline religioosne taust ka sellel taga. Et noh, seal läheb see asi tõesti juba selleni välja, et öeldakse otse, et naine, miks sul ei ole 3 last ja nii. Aga jah, see retoorika häirib mind nagu isiklikult. Ja ma leian muideks, et see on ka solvav kõigile naistele, kellel on lapsed. Sest et see suhtumine neisse tähendab seda, et sa oled meie riigile väärtuslik ainult tänu sellele, et sul on suur pere. Ja tegelikult inimene on ju mitmekülgne, inimene on mitmetahuline ja suhtumine, et sinu väärtus on ainult selles, et kas sa oled omadega nullis või plussis laste arvu poolest, kui meestega hakataks niimoodi rääkima, ma arvan, et sellest tekiks selline furoor ja solvumine, aga võt millegipärast naistele kõlbab nii öelda. Miks, ma ei tea. Mul on selle kohta huvitav lookene, et üks mu hea kunagine kolleeg sai 3. lapse isaks, ta oli väga rõõmus selle üle. Ja ükskord õhtul joomases seltskonnas rääkis sellest, mul on 3 last. Ja härrasmehed olid kõik ümberringi väga, tubli. Ja siis ta tegi saatusliku vea. Ta ütles, et kõik need 3 last on ühe sama naisega. Et nii palju siis sellistest toredatest sünnipropaganda tegemistest. Fidelia, kas sina kunstnikuna oled ka suhteliselt tugeva sõnakana naisõiguslasena oled tunnetanud seda sünnipropagandat ja mida sina sellest arvad? Jah, tunnen ikka ja ega ma hästi ei arva. Et eks see propaganda käib meedias ja ühiskonnas laiemalt ja ka perekondades, et eks juba väikesele tüdrukule öeldakse ju, et muidugi sa tahad kunagi emaks saada ja mitu last sa kunagi tahad saada ja et sulle nagu ei antagi valikut. Mul näiteks päris tükk aega ei tulnud üldse pähe, et ma tegelikult saan ise valida, mida oma kehaga teha, et ma ei pea üldse ühtegi last saama, kui ma ei taha ja mitte keegi ei saa mulle mitte midagi teha. Jah, et siin tuleb kujukalt välja see, kuidas naise keha ei kuulu talle endale, vaid ühiskonnale. Selleks siis, et meestele oleks ilus vaadata, peab naine hästi palju raha välja käima, et näha kõrgeani veel noor ja kaunis välja. Teiseks peab see keha siis lapsi kandma ja sünnitama, kannatama valu, siis peab see keha mehi teenindama, neile kohvi tooma, nagu siin juba eelnevalt mainiti. Aga praegu ma räägin kogu aeg nagu peab, aga tegelikult ei pea ju, ükski seadus ei sunni seda. Et see on 2 kõrva vahel lihtsalt. Inimestel on see lihtsalt, need välja kujunenud stereotüübid lähevad põlvkonnast põlvkonda edasi ja inimesed sageli ei kujuta ettegi, et tegelikult on neil vabadus ikkagi valikuid teha ise oma peaga.
sageli muidugi riskivad inimesed sellega kaotada sõpru ja mehe lugupidamine ja perekonna lugupidamine võib-olla, aga noh, siis tulebki mõelda, et mis on kõige tähtsam, et inimene peaks nagu enda selgusele jõudma, et mida ta ise tahab. Just nimelt, et me oleme kõik äärmiselt mitmetahulised inimesed. Et Anneli, me rääkisime ennist ka, kui me selle paneeli natukene nagu ette valmistasime, et laste integreerimine Eesti ühiskonda mõnikord annab natukene soovida. Et meil on küll suurepärased meetmed selle emapalga ja töökoha hoidmise osas, aga samas jällegi laste nagu integreerimine igapäevaellu on aeg-ajalt natukene mitte nii hea. Jaa, ma rääkisin sellest tõesti. Veel võib-olla kommentaariks eelmise küsimusele, et mina ei ole küll tundnud riigi poolt survet, et ma peaksin lapsi sünnitama. Ma käsi südame peal ei ole kunagi istunud oma abikaasaga Aktuaalse kaamera ees, vaadanud, et tõesti riigil on iibe probleem, kuule kallis, äkki lähme voodisse ja aitame riiki. Et ma tõesti, et ma olen need lapsed tahtnud tõesti ise sünnitada ja ma olen tahtnud neid. Et seetõttu ma ei ole tundnud selle kohast survet, küll aga et ma olen tähele pannud seda, et emad jäävad tihtipeale nende lastega pisut üksi ja tõrjutuks. Eeldatakse ühiskonna poolt, et kui sa oled need lapsed sünnitanud, et siis kasvata need selle 4 seina vahel üles ja ära meid väga häiri sellega. Mõnes riigis on muidugi veel hullem, et ma veebruaris käisin Kosovos, teeme ära rahvusvahelisel konverentsil, mul oli kaasas oma 10-kuune Roonia ja kui ma tänava peal kõndisin, siis seal ma ei näinud lapsi. Alla 12-aastasi lapsi ma ei näinud, ei lapsevankreid, ei lapsi, ei kedagi. Ma pidasin seda väga imelikuks ja küsisin kohalike käest, et kus te oma lapsed olete pannud, kus te neid peidate. Ja kohalik inimene ütles, et aga meil on väljas nii külm, et meie küll oma lapsi välja ei too. Väljas oli siis +5. Ja tõesti, et meile vaadati küll siis imelikult, et mina siis 10-kuusega käisin väljas ja ilmselt peeti süüdimatuks emaks. Õnneks Eestis viltu ei vaadata, kui ka -20-ga beebiga väljas käiakse. Küll aga vaadatakse imelikult, kui näiteks ma lapsega tulen koosolekutele või ka konverentsidele. Et ka näiteks siin samal konverentsil, võib-olla te ka konverentsi alguses kuulsite ühe pisikese tüdruku hõikeid seal tagapool. Andke märku, kes kuulis. Ja päris paljud. Aga nüüd küsige enda seest, et kui paljusid teid häiris see? Palun käsi, keda häiris? Keda häiris see? Tõstke käsi. Ma ikka mõningaid näen. Aga kellele meeldis see? Suurepärane. See, kellele ei meeldinud, ma nägin ainult paari kätt ja kellele meeldis, olid väga paljud tõstsid käed. Selle üle on väga hea meel, aga praktiliselt igal konverentsil ikkagi keegi tuleb minu juurde ja palub mul lapsega lahkuda, sest tema arvates ei ole see õige koht. Minu arvates me võiksime tolerantsemalt suhtuda lastesse ja nende kaasamisse igapäevaellu, sest minu meelest on see väga loomulik. Teemeäras meil on üsna lastesõbralik keskkond ja kultuur. Ma käin ise lapsega koosolekutel, selge see, et ma ei võta teda kaasa siis, kui on vaja tõesti väga keerulisi või strateegilisi küsimusi arutada ja me peame tõesti keskenduma sellele. Aga kui on arutelu koosolekud, siis laps roomab rahulikult koosoleku lauda mööda ringi ja kedagi see ei häiri. Ja samamoodi on ka minu abikaasa, siis tippjuht lapsega käinud töö juures, aga need on jällegi ainult, ütleme, erandlikud näited, et me tavaliselt töö juures ei näe väga palju lapsi, rääkimata siis sellest, et võib-olla kontorites võiks olla ka lastenurgad ja võib-olla võiks isegi suuremad ettevõtted panustada selle peale, et nad teevadki väikse lapsenurga koos lapsehoiuga, nii nagu sellel konverentsil on. See tähendab seda, et ema ei pea jääma siis nüüd siis emapalgaga või siis ilma emapalgata koju 4 seina vahele, vaid et ta saab tulla, ta saab ühildada oma koduelu, oma tööelu ja tunneb ennast täisväärtusliku inimesena. Uuringud on ka näidanud, et need emad, kes saavad
lapse kasvatamise kõrvalt ka töötada, on märksa õnnelikumad kui need, kes jäävad ainult koju lapsega. Et me võiksime märksa rohkem mõelda just selle peale ja see on võib-olla isegi vahest võib-olla efektiivsem viis ka palgalõhe vastu võitlemiseks. Peep, sul oli selle kohta paari Ma teed. tahtsin siin toetada, et see on tegelikult üks väga oluline teema just arutada läbi, meil on täna olemas emapalk ja see on väga tore ja progressiivne asi, aga minu arust on jäänud arutamata just, et mis saab peale seda emapalka või mis siis on, mis siis juhtub. Et kas tegelikult see jagatakse isa ja ema vahel, kas on olemas see koht, kuhu saab tegelikult lapse nagu, ühesõnaga kogu see asi. Ja ma näen seda, et tegelikult noored pered on natuke selle lõksus kinni, sest tõepoolest neid sõimesid, kes on valmis võtma näiteks aastase lapse või isegi alla-aastase lapse, selliseid sõimesid leida on tegelikult päris raske igas linnas. Need omavalitsuste lasteaiad ju tegelikult ei taha võtta selliseid lapsi. Siis on vaja leida üks eralasteaed, siis need on nõus selle võtma, siis on vaja seda raha leida kuskilt ja see pundar on tegelikult kõik lahendamata. Ja asi läheb just ju eriti karmiks siis, kui ütleme selliste olude, paljud olude, muuhulgas ka majanduslikud olud, et öeldakse, et näed, et kasulikum on naisel kodus olla kui isal kodus olla, ja siis ongi nii, et lõpuks näiteks 3 last ja halvemal juhul näiteks 9 aastat tööturult eemal, kuidas see mõjub, eks ju, ütleme nendele kutseoskustele, teiseks küsimus selles, et mis üldse, kas emad tegelikult naudivad seda üksiolekut kodus ja ma näen seda pinget hästi paljudes peredes ja ma soovitaks küll poliitikutel sellesse natuke sisse vaadata ja otsida tegelikult siin ka neid riigipoolseid lahendusi, et kuidas seda, esiteks kindlasti sõima saada, aga teiseks ka seda jagada, seda kodust elu, et ma lihtsalt olen näinud nii paljusid peresid isegi lõhki minemas selle pinge pealt, mis on see kodus istumise pinge. Muuseas, ka meie kutsusime alguses väikese Roonia siia lava peale, aga kuna Roonial sai vahepeal tuduaeg, siis me arvasime, et äkki prožektorite käes ei ole väga meeldiv seda teha, et nagu öeldud, meil on siin lastenurk ja Rooniat vist ei ole saalis. Ma loodan, ta magab ilusasti. Et rääkides veel töö- ja pereelu ühildamise olulisust, Anneli, sul oli tegelikult ka niisugune suhteliselt üllatav statement mulle, et sinu meelest on teatud kohtades palgalõhe isegi vajalik, kuna ta annab naisele rohkem valikuvõimalusi. Kas sa võiksid seletada? No päris nagu niimoodi ma ei öelnud. Pigem ma oleks väga ettevaatlik selliste väljaütlemistega, et nulltolerants palgalõhele. Kui ma mõtlen, et 30% palgalõhe ja naised saavad 30% vähem palka, siis kohe esimene reaktsioon emotsionaalselt on minul ka, et mis asja. See ei ole õige, naistel on vaja samaväärset palka. Aga kui nüüd minna nende numbrite taha, siis võib-olla seal palgalõhe taga on ka palju ka meie enda teadlikke valikuid, miks see just täpselt niimoodi on. Kindlasti on siin näiteks see, et naine saab 3 aastat või siis ka järjestikuliste laste puhul kuni, ma ei tea, kas või ka 10 aastat kodus olla, selge see, et tema kompetentsus alaneb. Jah, mõningal vääral ta ei ole nii kursis igapäevatööga ja ta vajab tööle minna siis uuesti jälle pisut värskendust või sisse elamist. Mis siis tegelikult tähendab, et naised vajaksid märksa rohkem just paindlikkust oma valikute tegemisel. Ma toon näiteks ka näite, et praegu on 1,5 aastat võimalik siis naisel olla kodus nii, et talle jookseb palk, aga selle kõrvalt ta näiteks töötada ei saa. Võiks olla paindlikum see, et ma saan ka selle kõrvalt töötada näiteks poole kohaga ja selle võrra ka pikendada siis seda kodus olemise aega. Üldse võiks olla märksa rohkem selliseid distantstöövõimalusi ja poole kohaga töövõimalusi, mida praegu on väga vähe. Samuti näiteks ma toon ühe näite just mõni aeg tagasi ma rääkisin oma sõbrannaga, kes oli pidanud oma bossiga arenguvestlust siis järgmise aasta tingimuste üle ja kuna ta on väga tunnustatud ja hinnatud spetsialist, siis ettevõtte juht siis pakkus talle ka palgakõrgendust.
aga ta ütles, et teate, ma ei taha palgakõrgendust, vaid ma tahaks tegelikult lisapuhkust. Ma tahaks aastas olla 2 kuud tasulisel puhkusel. Nii et tegelikult ta loobus sellest palgalisast selleks, et olla rohkem oma laste ja perega koos. Aga kui me nüüd võtame näiteks seda, et mehel ja naisel nüüd peavad olema võrdsed palgad, me paneme selle seadusega niimoodi kirja, siis tegelikult ettevõtjal puudub võimalus selliste kokkulepete sõlmimiseks. Nii et mida ma tahan öelda, et nende seadustega tuleks olla ettevaatlik ja tark ja mõelda tegeliku mõju üle. Ma võib-olla tooksin veel hoopis teisest kategooriast ühe näite, et ma siin aastaid tagasi käisin Londonis oma tuttavatel külas ja tuttavatel siis oli peres 13-aastane tütar ja tal tuli sõbranna külla, kes oli rase. Ja siis tuli järgmine sõbranna külla, kes oli ka rase. Ja tuli ka 3, kes oli rase. Ja siis ma oma peretuttava kes küsisin, et mis teil siin toimub, et teil kõik lapsed rasedad on. Ja ta vastas, et siin on selline seadus, et alaealised rasedad saavad siis riigi poolt tasuta korteri. Mis tegelikult on ju äärmiselt tore riigi poolt, et ta hoolitseb oma alaealiste rasedate eest, aga paraku tekitas see hoopis vastupidise efekti, kus need metsikud teismelised, kellel parasjagu on see eitusperiood ja nad tahavad pigem nagu vanematele vastu hakata, vanemad on kõik nõmedad ja idioodid, nad tahavad kodust ära saada, siis nad leidsid nüüd väljapääsu sellega, et nad kõik rasestasid ennast ja saavad tasuta korteri. Et selliste näidete puhul ma alati püüan olla väga ettevaatlik selliste nulltolerantside puhul ja selliste reeglite puhul, mis nüüd loob mingisugused tingimused, aga me ei tea, mis tegelikult selle tulemus on. Ma hea meelega seostaks tegelikult selle palgalõhe küsimusega õnnelikkuse teemaga. Et kuivõrd rahul ja õnnelikud on naised nende töötingimustega, oma eluga, selle palgaga ja kas nad tegelikult tahaksid muuta seda? No absoluutselt, keegi ei saa sellele vastu vaielda, et kõige suurem väärtus, kõige rohkem maksab, kõige suurem raha on üldsegi aeg. Nii et kui on võimalik nii-öelda raha ajaks teha, siis ma arvan, et nii mõnigi mees samuti, kui ka naine seda võimalust kasutaks. Ja loomulikult on igasuguste sotsiaalkampaaniatega olnud alati ajaloos tõsiseid probleeme ja ka kindlasti on olemas inimesi, kes seda ära kasutavad. Seda sama öeldi ju ka meie vanemapalgasüsteemi kohta, et selle pealt tulevad kusagil äärerajoonides inimesed, kes soovivad uimastavate substantside saamiseks raha hankida. Nagu me teame, siis mõnikord niimoodi ka juhtub, aga samas jällegi mingisugune hea on ju sellega loodud. Me oleme seda sinuga mõlemad kasutanud, seda samustki head vanemapalka. Aga kuna meie paneel on siin ikkagi, et kui kerge või raske on olla naine, siis me teeksime siin paneelis suhteliselt viletsat tööd, kui me ei ütleks, et kuidas annab seda asjandust parandada. Et sa ütlesid väga hea idee, et just paremini aidata naistel ühildada töö- ja pereelu. Aga kui seda perekonda veel ei ole, Grete? Mind ennast huvitavad alati sellised, kuidas ma ütlen, sotsiokultuurilised teemad, et mina arvan, et siin see lahendus on võib-olla mõtteviiside muutmine, mis on muidugi väga aeglane protsess ja sageli ka väga vaevaline. Aga jah, mina näen lahendusena just selliste mõttemallide, kinnistunud mõttemallide võib-olla isegi mitte kohe algusest peale muutmist, vaid küsimuse alla seadmist, et miks me mõtleme nii, nagu me mõtleme, kas see on tegelikult loogiline, kas see on tegelikult mõistlik, kas see on jätkusuutlik, kas see on kasulik ja kui siis kellele see on kasulik. Et see käib ja seda me peaks mõtlema just soostereotüüpide kohta ja rollide ja tööjaotuse ja kõige muu säärase kohta, millest meil ka täna siin juba varem on juttu olnud.
ja siin oli ka juba üks paneel, mis esitas siis küsimuse, et kellele see on kasulik, et Oskad sa vastust anda kiiresti? ei, ma ei oska sellele väga hästi vastust anda ja sellepärast ma mõtlengi, et kas see üldse on see siis üldse kellelegi kasulik või me oleme lihtsalt endale selle kuidagi pähe võtnud, et nii ongi. Et minu meelest on alati väga tore, kui inimesed seavad kahtluse alla sellised väited, mille kohta öeldakse, nii ongi. Nii on alati olnud ja nii peabki jääma ja nii ongi, et mulle alati meeldib, kui inimesed natukese nagu seda sellist raamidesse seatud ja juba tsementi valatud mõtteviisi hakkavad natuke torkima, et miks see nii on, kust see tuleb ja nii edasi ja kas sellel on mõtet. Pidev uudishimu on edu pärast evolutsiooni tunnus. Fidelia, mida sina mõtleksid, et kuidas siit saaks parendada naiste olukorda Eestis, et meil oleks kergem olla naine, ilma ängita? Nõustun Greetega, et muutma peaks mõttemalle, sellest peaks rääkima, sest tegelikult need jäigad soorollid on tulnud väga vanast ajast ja need on nagu jäänud keelde, mida me räägime, ja keele kaudu mõtlemisse. Keel ja mõtlemine mõjutavad üksteist vastastikku. Ning neid antakse edasi põlvkonnast põlvkonda isegi selliste nähtamatute žestidega, see ei pea olema mingi kindel reegel nüüd, et keegi ütleb sulle näiteks, et sina oled naine ja sina pead meile kohvi keetma. See võib olla lihtsalt mingid sellised õrnad žestid ja peaaegu märkamatud liikumised juba lapsepõlvest saadik ja eeskuju kindlasti. Ma arvan, et kasvatusega saab hästi palju ära teha. Ja ise ma armastan selliseid sotsiaalseid eksperimente. Enne siin öeldi, kuidas ma Palja rindkerega 161 kilomeetrit jalutasin. Et lihtsalt vaadata, et mis siis juhtub, kui naine teeb seda, mida mees teeb igapäevaselt. Kui on palav ilm, mees võtab särgi seljast ära ja kõnnib kas või kaubanduskeskuses või trammis on Palja ülakehaga, mitte midagi ei juhtu enamasti Eestis. Aga paraku naise puhul minule kutsuti politsei igatahes. Nii et topeltstandard on praegu ikka veel päris kõvasti juurdunud, aga ma arvan, et mina ja teised sellised julged ja kõik muidugi peaksid nii julged olema, et teevad nagu tööd selle kallal. Et tegelikult ongi huvitav see, et mitte ükski seadus ei keela isegi Palja rindkerega kõndimist naisel. Et jälle, et see on lihtsalt nagu inimestel on kujunenud selline ettekujutus, et nii teevad ainult mehed ja kui naine nii teeb, siis on ta kas purjus või hull või ohtlik või äkki on temaga midagi juhtunud, et temaga on nagu midagi tehtud või midagi. Et jah, tuleb ikka teemaga tegeleda, alla anda ei tasu, kuigi vahel tundub, et päris paljud on ikkagi soorollides veel kinni ja naised ise ka kinnistavad neid iganenud stereotüüpe, et kas üldse ongi mõtet enam, aga tegelikult ikkagi mina usun, et on mõtet võidelda küll. Me rääkisime siin paljudest muutustest, just see, et ei tasu olla liigat jäigat ja on vaja olla pigem avatud meelega, et Anneli, veel mõtteid meie olemise paremaks tegemiseks, naiseliku olemise paremaks tegemiseks? No minu meelest saab naine ka ise väga palju ära teha, et esiteks on see, et mis on siin juba ka kõlanud, et naised võiksid olla märksa enesekindlamad ja väärtustada kuidas seda teha, kuidas seda enesekindlust kasvatada? No otsida see enesekindlus enda seest üles. Naistel on selline komme, et nad kõigepealt teevad ära ja siis loodavad, et neid tunnustatakse selle eest. Mehed kõigepealt räägivad ja siis teevad selleks, et tõestada oma sõnu. Meil on ka teemääras laialt levinud selline ütlemine, täiesti mitte poliitiliselt üldse mitte korrektne, on see, et kui sa tahad, et keegi midagi räägiks, siis võtta mees ja kui sa tahad, et midagi tehtud saaks, siis võtta naine. Ma ei kuule aplausi. Et kui naine Eesti naine tegelikult ongi tark ja osav ja võimekas ja tubli ja ta võiks seda ka oluliselt rohkem mitte siis ainult välja näidata, vaid sellest ka rääkida. Et mehed on oma tulemustest rääkides oluliselt paremad kui naised. Et seda võiksid küll naised tõesti teha.
ja teiseks on see, et naised ei pea mitte leppima nende arvates ebaõiglaste valikutega, mis neile võib-olla tööandjate poolt ette pannakse. Alati on võimalik ju ka ise ettevõtte luua ja ise tingimused luua ja tegelikult läbi selle hakata muutma seda mõttemalli ja neid väärtushinnanguid. Nii et see on üks mõttekoht. Ja ma mõtlen, et tegelikult on alati mündil ju 2 poolt, et minu meelest eelmises paneelis Marek Reinaas küsis väga hea küsimuse, et kas naised peaksid rohkem palka saama või mehed hoopis vähem palka saama. Et võib-olla on tänu sellele palgalõhele või ütleme sellisele väärtushinnangule, et mees peab peret üleval pidama, ka meestel suhteliselt suur pinge peal, et nad peavadki peret üleval pidama ja nad valivadki töökoha siis vastavalt sellele, kus nad rohkem palka saavad. Ja võimalik, et nad teevad ka siin kompromissi sellega, et kas see töökoht ka talle meeldib. Ja kui me nüüd mõtleme, et meestel on suitsiiditase märksa suurem ja nad surevad nooremalt ja kõik südamehaigused, et võib-olla on siin täitsa nagu mingi mõte, et võib-olla me peaksime hoopis mehi aitama, et neil ei oleks nii suur surve valida just neid paremini tasustatud töökohti, vaid et nad võiksid hoopis valida neid, mis neile meeldivad. Ja olla rohkem aega koos oma lähedastega, kas siis perekonnaga või kui perekonda veel ei ole, siis kas siis oma vanemate, sõpradega tehes midagi, mis on natukene vähem stressirikas. Mida arvab meie paneeli ainukene mees, kes küll palus ennast mitte niimoodi võtta, et tema on siis siia meest tulnud tegema? See on minu nagu kindel veendumus, et kui meil nüüd käib koos valitsust nõustav nõukogu, soolise võrdõiguslikkuse nõukogu, seal on ka näiteks rektorite nõukogu esindaja Volli Kalman kohal ja teised, et ka seal me nagu üritame seda nagu lähenemist võtta, et tõepoolest see probleem on meil ühine. Selle ühisel probleemil on nagu ühed puudujäägid ühel sugupoolel, teised puudujäägid teisel sugupoolel, me peame lihtsalt nagu nende asjadega tegelema koos, neid sugusid mitte vastandades, vaid vastupidi, võtteski nagu öeldes, näed, teeme selle asja korda, siis me elame kauem ja teie saate rohkem palka. Et sellises vaimus on nagu seda lihtsam teha. Aga ühte asja ma tahtsin siiski võib-olla anda mõttena siit kaasa, on see, et õigusteaduskonnas räägitakse sellist juttu, et on tehtud uuringuid erinevates maades, kuidas siis nagu mehed ja naised satuvad seadusega pahuksisse või mitte. 70% 30-aastastest Ameerika meestest väidetavalt on elus korra olnud vahistatud ja 50% Rootsi meestest on olnud kunagi vahistatud. 85% Eesti vangidest on mehed, 15% on naised. Et see viib natuke selle mõtte juurde tagasi ja see on ka nagu õigusteadus, ütleme, kriminoloogid on selle nagu tuvastanud, on see, et olid kunagi sellised ajad, kus oldi veendunud, et see on nagu bioloogiline alge, mis paneb ühed tegema ühtesid asju ja teised teisi asju. Siis tuli uus laine ja öeldi, et ei, ainult ühiskond seda kõike teeb. Ja nüüd on see situatsioon, kus me nagu saame aru, et osa sellest, et mehed teevad neid trikke, on seotud ühiskonnaga, see, et neil on tõepoolest need riskid, nad peavad võtma endale, nad peavad tõestama, nad on mehed, nad peavad tooma rohkem raha koju, kõike selliseid asju. Ja teine asi on siiski see, et midagi on ka seal veres. Kui ma hästi teadliku noorsotsina näiteks sain poja, siis ma hoidsin teda kaugel McDonaldsist. Või siis palju olulisem näide on see, et ma ei hakanud talle rooli kätte suruma, et kuule nüüd sina mängi rooliga, või ma spetsiaalselt vaatasin, et kuhu ta nagu ise suunab. Ta võttis miskipärast auto. Ma ei tea, miks ta võttis selle auto. Kust tema selle teate sai, ma üritasin neid kultuurilisi taustu maha võtta, aga ta selle võttis. Et minu väide on täna see, et meil siiski on seda ka looduslikku alget, aga ühiskonna roll on seda looduslikku alget nagu tasandada, et oleks tõepoolest see sama valikuvabadus, et sa ei ole nagu kaasajalise ori, et need kunagi ammu vanas Roomas nii tehti ja me peame seda jätkuvalt nii tegema, peab olema see vabadus. No meile öeldakse, et inimest eristab siis, kas milline nimetaja see oli siga, et ainult paar protsenti geene või midagi sihukest, aga samas jällegi me oleme ju võrreldes teiste loomadega primaatide ülemliigina väga palju kõrgemale arenenud. Et ma arvan, et me saime siin väga paljusid olulisi teemasid nagu üle võetud
ja kas on veel saalil meile mõned küsimused? On küll, kuna seal on ainukene mees ja kui ma ei eksi, siis ütles välja, et õigel Eesti naisel peab olema 2 last, aga jäi ära ütlemata õigel Eesti perekonnal, ema pluss isa, võiks olla 2 last. See on kummaline, et abielu on teie kõigi nagu tabuteema, te ei julge sellest rääkida. Ja nüüd ma tahakski teada, et kas Peep on seaduslikus abielus ja kuidas tema perekond siis elab. Nüüd Fideliale küsimus. Kui te käisite mööda Eestit ringi palja ülakehaga, siis ma ütleksin, te olete peibutuspart, mitte soolist võrdõiguslikku tagaotsija. Aitäh, Elle! Ma püüan nüüd lühidalt vastata, on see, et ma olen abielus 2 korda. Minu poeg 10-aastane on täna Pärnus kaasas, aga elab oma emaga. Kõik nädalavahetused ma olen Tartus selleks, et olla oma pojaga. Täna võtsin ta spetsiaalselt siia kaasa, sõidab pärast bussiga Tartust tagasi. Et see on minu aus vastus. Ja kõik, kes siin lava peal on abielus, ka mina kulpa 2 korda, kõik anname ilusasti vana traditsiooni kombe kohaselt suhteliselt laiu ja säravaid abielurõngaid. Aga teine küsimus oli meie kõige säravamale veibutuspardile Fideliale. See polnudki nagu õieti küsimus, see oli nending, see oli ühe inimese arvamus lihtsalt. Et paratamatult, loomulikult ma olin teadlik ohtudest, mis mind varitsevad, sest ega ma rumal ei ole. Ma tean väga hästi, et palja ülakehaga naine või üldse naine, ükskõik olgu ta riides või paljas, et on igal juhul peibutuspart meie ühiskonnas. Kui naine kuskile läheb, siis meeste pilgud. Tere, mina olen vabatahtlik, 40 aastat olen tegelenud pensionäridega, 10 aastat lastekodulastega. Ma loen väga lühikese luuletuse, mis ma tegin naistele. Naised on kõige alus, nad sünnitavad lapsi ilmale. Armastab õige ema ja naine ka teisi lapsi, keda pole toonud ilmale. Ise nad kaunid kui roosid, röömuks mehe silmadele. Soojad ja helged on kõik, kes toovad lapsed ilmale. Ema sõnas 3 tähte ja ema kõige armsam südamest. Diana armastab oma last ja võõraid lapsi südamest. Ja ülevalt alla tuleb naised, kõige armsamad. Ma arvan, et armastus laste vastu on kõige inimlikum nähe üldse, mis saab olla soost sõltumata. Aga võtame veel ühe küsimuse, enne kui meil tuleb vaheaeg. Ja, tervist. Mul ei ole küsimus, mul on tegelikult Anneli ohvrile öelda seda, et meil ei ole ainult heteropaarid Eestis, et sa ei saa valida seda, kellega sa tahad abielluda. Lihtsalt meelde tuletuseks. Lihtsalt kommentaariks, et minu meelest on Eestis on võimalik ka lihtsalt kooselu. Ei, veel see ei ole võimalik kahjuks, ka sõlmida kooselulepingut, aga loodetavasti varsti on. Just, jah. Aga hetkel veel mitte nii, et me kõik ei saa valida, keda me soovime valida. Ja ma tahtsin kommenteerida ka seda, et kui siin oli juttu sellest, et kas see, et me tahame lapsi saada või mitte, et kas see on vabatahtlik või mitte, siis ei saa päris öelda, et sellest me ei ole üldse mõjutatud. Me kõik kasvame selle diskursuse sees, et kui sa oled õige naine, siis sa tahad saada lapsi, sa armastad lapsi, nagu see luuletus siin ka väga-väga kenasti demonstreeris seda, on ju. Et naiseks olemine tähendab seda, et sa tahad lapsi, et me oleme sellest kõik mõjutatud. Et see ei peagi tulema aktuaalsest kaamerast, et keegi selgelt ütleb sulle, hakka nüüd saama, on ju. Et see on see diskursus, mille sees me kasvame. Aitäh! Nii, üks küsimus veel noormehele 3. reast. Aitäh! Ma olin 3. korda tõusin püsti, et sõna saada. Ja eelmise siin vooru ajal 2 korda. Ma tänan, et ma selle sõna sain. Mina olen Arno Arrukask, ma olen Eesti Ametiühingute Keskliidu Tartu osakonna juhataja ja üle 20 aasta tegelen aktiivselt tööõigusega.
ja üks niisugune häiriv probleem on palgalõhe. Palgalõhe minu arvamust mööda on meil ministeeriumis, riigi tasandil, on riigiasutustes, on kohalikes omavalitsustes, on kohalike omavalitsuste asutustes ja on ka erasektoris. Ja täna küllaltki üksmeelselt arutasime seda asja siin ja rääkisime tööandjast ja mõtlesime põhiliselt erasektori peale. Riik jäi kõrvale. No, kaudselt kõrvale. Ja kõlas ka mõte, et keegi ei tea täpselt, mida siis teha. Et Postimees alles hiljuti kirjutati, et probleem on, aga näed, me ei tea, milles see probleem on. Tegelikult probleem on selles, et me oleme varisserid. Me räägime asjast ja me ei tahagi midagi teha riigi tasandil. Praegust on Riigikogusse jõudnud kollektiivlepingu või kollektiivläbirääkimiste seaduse eelnõu. Selles seaduse eelnõus riigitöötajatele, riigiametnikel läbirääkimise võimalused oluliselt vähenevad võrreldes sellega, mis neil on praegust kehtiva seadusega. Ma vabandan, kas kusakilt tuleb küsimus? Ja nüüd tuleb küsimus. Kas me ei peaks pöörduma kuidagi meie selle kogu poolt ka seaduse loojate poole ja paluma neil arvestada seda, et suureneks ametnike läbirääkimise võime. Seega midagi muud vahendit, teist vahendit ei ole, mis seda palgalõhet vähendaks. Aitäh! Kuna see on mu lemmikteema, siis ma hästi lühida vastus annan. Mina usun sellesse, et kui palgasüsteeme läbi valgustada, kui lubada paindlikke süsteeme, siis on võimalik nii ühe kui teise asja suunas liikuda ja ka seda kultuuri vaikselt muuta. Ma tean, et ma kahjuks hommikul siin kohal ei olnud, et laias laastus, jah, ma tean nüüd, et on suhtekorraldajad olnud kõige paremas selles võrdse palga seisukoha pealt, aga kui vaadata pangandust, transporti, siis seal, kus läbirääkimised käivad, kus on lepingud nagu tariifsed, seal on nagu tasakaal, kus panganduses neid asju ei ole, siis seal ei ole. Seal on võimalus rääkida sellest, kuidas lapsi paremini kasvatada, isad saaksid selles rohkem kaasa lüüa, kuidas rohkem puhkust anda. Lihtsalt on vaja lubada ja soodustada ja see tõepoolest on just nimelt see üks seadus, mille tuleks tähelepanu pöörata, mitte lasta lihtsalt, see on üks mingisugune kõrvaline. Igas seaduses on see sooline aspekt ja iga seadusega me saame soodustada seda, et meil sood ennast tunneksid vabamalt valikutes. Nii, ja nüüd tõesti viimane. Tervist! Mul on üks küsimus, et kus on kõik noored mehed ja noored inimesed, et ma olen väga palju vanu inimesi siin, et miks nemad kaasa ei löö? Väga juhuslikult sattusin, aga ma olen väga päri sellega, et see võrdus märkselt vahelt ära võtta, et mees ja naine, et ma olen rohkem päri sellega, et on olemas inimene, kes teeb ise oma valikud ja ma tõesti ei saa sellest aru, et miks ma olen nõus töötama väiksema palgaga ja miks ma lasen omale pähe istuda. Et mina olen, et iga inimene peab ise enda eest võitlema. Et sellega rohkem päri. Tänud. Aga noori jaks rohkem vaja kaasa siin. Ja naisi. Aga sellega meie paneel ütleb aitäh. Ma loodan, et teil oli sama lõbus kui meil.